Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikult, head kuulajad. Käes on 11. kuu 11. päev ja kell on natukene 11 läbi. See kõik tähendab seda, et digitund alustab tehnoloogia uudistega. Ja täna on meil stuudios Hans Lõugas, mina, Henrik Roonemaa ja Glen Pilvre ka. Ja meie kolm räägime siis sellest, mis on meil tehnoloogia uudistest silma jäänud ja mida me oleme ise järele proovida saanud. Ja tänases menüüs on pakkuda uued juhtmevabad kõrvaklapid AirPods Pro. Glenil on käe peal, praegu küll laua peal uus kell, mis väidab, et Glenil oli öösel suur stress. Me kõik kasutame sotsiaalvõrgustikku, kus me jätame endast maha väga sügava raja, mis on teistele nähtav. Me keegi ei tea, et me seda kasutame. Tänases digitunnis avaldame selle. Apple'ist räägime veel, Apple Card, Apple'i krediitkaart, mitte küll Eestis, aga siiski annab naistele 20 korda vähem krediiti kui meestele ja keegi ei tea, miks see nii on ja Apple ise ka ei tea. Ja räägime siis poolt ja vastu, kas on mõtet oma kodus hoida ja iga päev kasutada suuri virtuaalreaalsus peakomplekti või mitte. Ma arvan, et saatesse mahub veel erinevaid teemasid, mida me ei julge igaks juhuks välja reklaamida siin, aga üsna kindlasti mahub ülevaate teleritest ehk küsimus, kas 1000-1500 euroga saab hea suure teleri või ei saa. Glen veetis päris pikka aega erinevate telerite seltsis ja oskab loodetavasti sellele küsimusele anda lõpliku ja ammendava vastuse. Digitund. Ja hakkame saatega pihta. Meie saate algusots keskendub nüüd üldsnagi selgelt vidinatele, mida me enda külge saame riputada. Et enne kui me Gleni uuest kellast räägime, siis meil on siin väike valge kapslikene, mis avanedes maagiliselt saadab välja raadiolaineid, ütleb lähedal olevale telefonile, et kuule, kapsel avanes ja sealt sees tulevad välja 2 kõrvaklappi. Need ei ole iseenesest midagi uut, AirPods esimene versioon juhtumavast klappidest töötas samamoodi, aga nüüd on siis eelmisel nädalal või 2 nädalat tagasi, tuli välja Apple AirPods Pro ja mina ütlen nüüd selle peale, et kõrvaklapid on valmis saanud. Need ka või? Et võib nüüd panna need tootearendustehased kinni ja disainibürood ja kõrvaklapid on valmis. Sest mida on kõrvaklapidest vaja? Esiteks seda, et nad töötaksid mugavalt, oleks sul kõrvas ja nad on, mis siis, kes ei tea, AirPods Pro on siis uued juhtumavad kõrvaklapid, millel on siis kummiotsik, mis istub sinu kõrvas niimoodi, et isoleerib muud helid välja ja samas ta kaalub, mis see kaal oligi, alla 20 grammi oli kindlasti 10 grammi. Ta kaalub nii vähe, et sa tegelikult praktiliselt ei märka, et nad sul kõrvas on, jah. Ja muidu need kummiotsiku klapid on ju sellised, et mis isoleerivad, siis teevad passiivset mürasammutust, et müra ei satuks kõrva kuulmakanaalisse, aga nendel on siis selline elektroonika, et ta kuulab välisheli ja teeb seda, mida teevad paljud suured klapid, ehk siis kas summutab müra või laseb läbi ümbritseva müra. Aga miks nad on valmis klapid, ongi see vahe, et siis kõik need väga head suured klapid, mida sa pead kandma ja sa märkad, et sul on peas, siis neid sa ei märka. Aga siin on muidugi kohe küsimus, ma ei ole neid kuulanud, et küsimus on, et mis häält nad teevad, et küll olen ma kuulanud pisikesi uusi Sony sarnaseid klappe, mis on ka pisikesed mummukesed, millel on aktiivne müravähendus ja mis on erakordselt hea heliga, et ma ei sa just mainisid ainukese konkurente. Huvi praegu, et kuidas nad on võrreldes just nende Sonydega, et ega iseenesest see, et sul pisikene kõrvaklapp on kõrvas ja summutab heli, on väga äge mõte. Ma võib-olla vastan ise sulle, kuna ma neid Hansu isiklikult soetatud 280 euroseid AirPods Prosid ei ole proovinud, küll aga neid Sonysid ma olen proovinud. Mälu järgi nad ei olnud nii kallid, ma ei mäleta. Ega nad ei olnud ka liiga odavad, aga kuskil 250 ringis. No et ikkagi kallid, eks ole. Siis AirPodsid võrreldes Sonyga, kui me nüüd heli jätame kõrvale, sest mulle tundub, et valdav osa inimesi, kes neid klappe ostab, ei osta seda tegelikult heli pärast ja sa kasutad neid keskkondades, kus see heli kvaliteet tõenäoliselt ei ole sulle oluline ja sa kasutad neid muusikaallikaga, on see Spotify streamib kuskilt, kus ka see heli kvaliteet ei ole tõenäoliselt number 1. Et mis oli Sony väga head klapid iseenesest, aga võrreldes nende AirPodsidega on Sonyd suured,
suhteliselt, jah. Ja muidugi aku peab vastu ka väga kaua. Jah, aga ka see, ma arvan, kui sul on see karbike, on ju, siis see ei ole ka nagu argument, et need Sonyd olid kõrvas ja sinu küljes suured, punkt. Ja teine asi, mis oli minu jaoks ebameeldiv, oli see, et kui ma neid Sonysid tänaval kasutasin, siis aerodünaamilised omadused neil olid kehvad. Mis tähendab, et mul tuul vilises konkreetselt kõrvades kogu aeg. Kusjuures väga paljudel nendel aktiivse mürasummutusega klappidel, sest need paratamatult püüavad tuult ja klapid ei saa siis väga hästi aru, et kas peaks sulle kõrva seda tuult seal mingi tagurpidi faasiga ka edastama ja siis kokkuvõttes tulebki selline... Ma ei tea, kas Hans oled nendega nüüd sügistuultes käinud, kas viliseb või ei vilise? Rääkinud inimestega telefoni, siis kõnesid pidanud tuule käes, eile oli tuuline ilm ja väga välitud on. No, mina proovisin loomulikult oma igasuguste liikuritega sõita ja see oli ka päris keeruline. Et tegelikult sõites, aga ma ei ole väga hästi saanud, ma ei ole saanud ühegi sellise pisikese klapiga väga hästi hakkama, et sõites tegelikult suuremad klapid töötavad paremini. Aga mis ma olen nagu märganud, jällegi enesekohane tähelepanek, aga ma arvan, et see on selle tootedisaini osa on, ma olen märganud seda, ma olen hakanud näiteks poodides, kauplustes, ringi kõndides iseendaga rääkima. Ehk siis kasutame seda siirit. Mis on eestlasi jaoks juba selle poolest võõras, et see on inglise keeles, aga veel võõram on see, et sa võtad välja oma telefoni ja sellele annad häälklaskusi. No miks ma peaks tegema seda? Mitte kunagi. Aga kui hästi töötab? Nii, ta reageerib, ütleme hetkega, kui sa ütled poes, et hey Siri, call my friend, ja ei, praegu ta aktiveerus. Mitte ainult sul, vaid kuulajatel ka. See päriselt paneb tööle, et enne nende klappide puhul seda ei ole nagu ilma klappideta selle siirikogu kasutamine on ikkagi palju mõtet. Aga sellised, ütleme, see müravahenduse sisse lülitamine või mis iganes see võimendus ja et kas Sonydele küll tõesti on puututundlikult mingisugused asjad, mis on pähe õppima. Päris kihvt on, et sa parempoolse kõrvaklapi seda pisikest nibu pigistad. Tegelikult see on mõlemal pool. Ja Apple on nende AirPodside esimene põlvkonnad, kus võid silitama neid ja nuppunuga ei olnud ja see ikkagi, nad on nüüd tagasi tulnud saanud aru, et inimest meil on nupp, siin on selline nupp on palju öelda, aga selline mõra või selline ala, mida pressides ta siis saab aru. Teeb asju, et sa saad kohe panna street mode ja muidugi teine küsimus pisikeste klappidega on see, et nad peavad väga hästi olema sul kõrvas. Et kui nad, siin on erinevaid tootjaid, Sennheiseri puhul oli see sound oli väga hea, aga kui sa ei saa neid omale normaalselt kõrva, siis sound enam nii hea ei ole ja kui sa saad need väga hästi kõrva, siis on nagu väga siuke tunne, nagu saaks klubis kõlari ees. Seda küll, jah. No selles mõttes jah, jube palju passi ja natuke võtad vähemaks, et hästi palju mängib see. Aga lähme nüüd müravähenduse juurde, see oli, mina korra proovisin siin kontori keskkonnas, oli, ma ütleks, väga hea. Kogu taustamüra läks täiesti puhtaks, inimene kõnnib mööda, sa ei kuule, aga siis kui keegi räägib, siis see ikkagi tuleb nagu läbi, et seda sa kuuled. Ta ikkagi nagu ikka need müravähenduse klapid, nad tegelikult nad aktiivselt siis üritavad ära rehitseda seal sul sellist 100 hertsi ja 200, just kumina sagedust tegelikult. Ja kui sa aktiveerid siis selle nii-öelda street mode'i või mis erinevad turundusterminid on, siis tegelikult ka ta võimendab kõrgemaid sagedusi, aga ta ikkagi madalamaid võtab ära, et see on nagu päris... Ja, et sa kuuleks kõnet läbi ja mingid signaale. Ja, et ma kujutan ette, et näiteks lennureisil istuda sellistega on väga mõnus ja väga rahulik. Täna on see täna on 2 kullastandardit, ühed on nüüd Sony suured, mis üle pea käivad ja teised on Bose omad, mis on samasugused ja nüüd on vist tegelikult Apple'il on need Beatsil on ka mingisugused sellised. Ja muidugi JBL sai mingi suure auhinna selliste over. Jah, et need suured teevad seda väga hästi. Nii palju, kui ma nüüd olen kuulanud erinevate inimeste muljeid, siis nad ütlevad, et need suured teevad müravähendust endiselt paremini kui need. Teevad küll. Aga et see vahe ei ole nüüd öö ja päeva vahe. Seal on üks väga suur probleem, kus räägist lennureisitest, on see, et nendega on raske magada nende suurtega. Aga väikeste suur ootus on see, et ma saan pead vabalt pöörata ja magada teha asju. Aga ma lennukaga jõudnud proovida veel, aga ma ütlen, et võib nüüd hoida kokku nii 20-30 000 eurot ja osta selle premium taseme auto asemel palju odavam auto. Sest autos selle liiklusmüra, see tuleb ära. See on automüra summutus nagu Rolls-Royce'iga sõites. Ja kulutad palju see on siis 280 €, aga säästad paarkümmend 000. Ma selle raha juurde tahtsingi tulla, et ma just vaatasin, et need tavalised AirPodsid maksavad umbes 180 Eesti poodides ja need on siis 280 Eesti poodides. Ja, ma arvan, et see on... Apple küsiks veel rohkem, aga ma arvan, et see on see hinnapiir, kust praegu need Sonyd on. Siis ühed Beatsid minu arust olid, ma nüüd mudeli nime võrgu, kas Beatsidel ei olnud ka midagi sarnast selles, aga kõik tootjad üritavad saada oma juhtnavabad mürasummutusega klapid sinna hinnaklassi ja tõmõttes on see turuhind.
Ma just tahtsin selleni jõuda, et mina ei oska niimoodi puusalt pakkuda praegu välja ühtegi põhjust, miks peaks ostma need 180-sed tavalised, sest seal see vahe on väga suur vahe, need tavalised 180-sed AirPodsid on ikkagi enam-vähem nagu need juhtmega valged Apple'i klapid, mida nad sulle andsid tasuta kaasa. Ja nüüd need 280, need Prod on ikkagi kvalitatiivselt täiesti teine tase, et kui sa juba kulutad seda raha, jah, see vahe on 100 €, ma tean, et see on suur raha, aga kui sa juba kulutad 180, siis ma arvan, et sa oled ütleme selles, seda tüüpi inimene või sul on võimalus tõenäoliselt kulutada ka 280 ja kui ma need kõrvuti panen, siis ma ütleks, et see 180 on pigem maha visatud raha ja see 280 on pigem hästi kulutatud raha. Ma tahtsin just sama öelda, et 180 € sihukese Bluetooth klappide eest on nagu ülemakstud, aga kui sul on see elektroonika seal sees, 280 on ka kallis, aga pigem õiglasem ikkagi. Ja nüüd ikkagi ma lõpetaks selle lõigu aplausiga Apple'ile, kes on pannud tõenäoliselt miljonid inimesed ümber maailma esimest korda elus ostma 300 € klappe ja rääkima avalikult sellest, et päris hea ost oli. Mäletad sa midagi sellist? Kõik meie tuttavad on ostnud kogu aeg 30 kuni 50 € klapid on juba kallid olnud inimeste jaoks. Ja järsku ostavad nad 6 korda kallimaid. Nojah, ja samas muidugi näitab see ka hästi, et kui Apple midagi teeb, siis räägitakse sellest nagu väga pikalt, et Sony tegi ju need väikesed mürasummutusega klapid umbes paar tagasi, mis olid ka juba päris head ja tegelikult see võimalus inimestel on osta neid klappe olnud ammu selles hinnaklassis, aga tundub, et nüüd siis võib-olla ongi tore, et nüüd vaadatakse ka teiste firmade klappe äkki, et Sonyl on ka ja Apple'il on nüüd ka ja. Teeme pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja läheme digitunniga edasi, me liigume kõrvade juurest allapoole, veel allapoole ja jõuame käteni. Ja Glenn, sinul on kaasas, sinuga randa peal tuli meie stuudiosse üks kell. See on siis Huawei uus nutikell, mudelnimi oli GT2. GT2, jah. Mis selle nüüd... Sa oled seda kogenud mõned ajad? Kogesin nagu siuke nädalad. No ma ei ole väga suur kellaspets, peab ütlema, et mul endal on tavaliselt, kui mul üldse on kell, siis on see väga mitte nutikas ja võib-olla ei ole sedagi, et tegelikult kui võib nüüd mulje jääda, et Huawei kell on rõhk nagu nutikusel, siis pigem on nagu rõhk spordikellandusel siin. Tegemist on nagu pigem Garmini konkurendiga, ma julgeks lausa öelda, et aga siin on mustmiljon spordi tegemise funktsiooni, alates ma ei tea õues aerutamisest kuni sees aerutamiseni ja ujumiseni ja ühesõnaga kõik võimalik, mis on välja mõelda, kõik see on siin olemas ja siis kui sa siis alustad oma aerutamisega või millega iganes, siis seda on sul tõesti võimalik, mulle tundub tavalise inimese jaoks nagu liiga põhjalikult nagu uurida ja monitoorida, eks ole, et kui palju sul on vaja siis asju teha, nii et niisuguse trenni jaoks on ta tegelikult nagu ülivõrdes kell, aga seda nutikust, ütleme, kui sa võrdled siin Samsungit ja võib-olla ka Apple Watchiga, kellel siis sa saad sealt kella pealt teha nagu asju, ütleme, sul tuleb mingi teavitus, siis sa teed selle kohe hopsti lahti ja siis sa loed, kes sul midagi kirjutas, nagu rõhksõnal, et sa ei peaks nagu telefoni üldse nii palju taskust välja võtma, siis siin see nutikuse pool on pigem selline teavitav, et kui sul tuleb näiteks mingisugune meil või sõnum, siis kell teeb sul küll ting-tong, sa näed, et keegi kirjutas sulle, aga sa ei saa kuidagi nagu kella abil siis suhestuda selle kirjutisega, et sa pead tegelikult ikkagi telefoni välja võtma, aga mis on äge, et tal on nüüd juures see funktsionaalsus ja mida eelmisel ei olnud, aga mis on nüüd Samsungil ka juba olnud mõnda aega, näiteks on siis see, et sa saad kellaga rääkida, et ta on nagu hands-free. Siin on mikrofon, kõlarid. Oota, Samsungil on see vähemasti, on küll, Galaxy Watchil on jah. Apple Watchil on ka. Vaat mina vastu sulgu, ma ei ole Apple Watchi kasutaja. See tuli mingisuguse uuendusena. Et sa saad kellaga rääkida, see on tore, et tegelikult niisuguses tubases keskkonnas sul ei ole üldse vaja mingit hands-free või käeltaubatsüsteemi kasutada. Sa räägid ja sa ei pea ka nagu nii-öelda kellale rääkima või käele. Ma mõtlen seda, et kui nüüd Apple Watch kõrvale jätta, siis tundub see teistes seadmetes hargmine läinud ikkagi väga selgelt, et kas minnakse õhemaks ja on need Fitbiti taolised sellised, Fitbit üritab nutikellaks saada küll, aga samas on Fitbiti taolised aktiivsusmonitorid või spordikellad. Et selline vahepealne universaalne käekell, mis on nutikas, ma ei näe, et need väga, kuidas öelda, väga suur selline inimeste ostjate nõudlus sellergi on, et pigem see Polari segment on Polari segment, ma juba ütlen ära, kes seda juhib, on ju. Aga need spordikellades on ikkagi
väga selgete nõudmistega teadlikud ostjad, kes tahavad saada midagi head ja kasutavad no pigem nagu seni on, mulle on mulje, et sellise tõsisema spordispetsi jaoks on just nagu Garmin vist on praegu... ma olen ikka Polari fänne ka väga palju, kes võib-olla Eesti ühiskond on pooleks. Jah, Polari see. Aga pigem see Huawei sihibki sinnapoole, nagu ma ütlesin, et ja lisaks on tal ka jube aku vastupidavus, et tegelikult no nad lubavad lausa 2 nädalat ja mina nüüd laadisin 2 nädalat? Jah, et Samsung pidas heal juhul mul 2 päeva just, ja oli sama suur. Just, see on nagu äge ja ta peabki vastu, 2 nädalat ilmselt peaks ta vastu, kui sa nüüd seda spordi poolt väga ei kasuta. Kui sa üldse ei kasuta seda kella ja kordagi ekraani tööle ei pane, no võib-olla siis peaks Samsung. Mina olen siin nagu teinud välisaerutamist ja sisetegevusi ja nädal aega taga siin möllanud ja täna on mul alles veel umbes 25% akut. Nii et ma laadisin seda viimasel esmaspäeval, hommikul just nimelt, et selles mõttes nädala on ta siis pidanud vastu 75% akuga, et sa seda siin mõõdukas, aga ma ei ole iga päev mingisuguseid maratone jooksnud. Et kui ma seda ilmselt teeks, siis loomulikult sa seda aega siit ei saa, siis ta lülitab GPS-id ja kõik asjad sisse on ja siis läheb akut rohkem. Aga põhimõtteliselt ta tõesti peab kaua vastu, et sa ei pea nagu ikkagi muretsema, sa otseselt sellest ei pea, aga millalgi sa pead selle aja leidma, et ta laadijasse panna, eks ole. Kuidas selle poolega on, kas Donald Trump lubab seda kasutada piirangut, et ta või tekib mingid küsimusi seal? Minul ei tekkinud nagu küsimus, töötas väga hästi, et loomulikult on vaja sul seda, Androidi peal on Huawei terviseäpp, ma ei tea, kas see on siis ka iOS-i peal ilmselt olemas, et see siis... Ja kuskil on nüüd hiinlased, kes teavad? Jaa, loomulikult, et näiteks kui sa vaatad seal oma andmeid mingit, näiteks uned ja kõik muud, et siin on selline AI ja siis igal pool alla on väikest kiri, et seda teenust toetab siis mingi Huawei psühholoogilise tervise Hiina instituut või mingi selline väga kummaline nagu asutus on see, kes siis sinu andmeid töötleb. Nii et tegelikult sa pead nagu sellega nõustuma, et... Miks ma naeran, see on väga kurb tegelikult. Toatäis valgetes kitlites Hiina inimesi, kes profileerivad siis Euroopa inimeste psühholoogiat magamise ajal. Et sa pead nagu sellega nõustuma ja loomulikult sa saad sealt tegelikult eesti keeles ka ülipõhjaliku tagasisidet, peab mainima, see instituut teeb päris head tööd, et ta hindab seal sinu magama mineku aegade stabiilsust ja ärkamist ja und ja mida iganes, et tegelikult sa saad nagu metsikus koguses teavet oma mentaalse nagu seisundi kohta. Poleks võimalik, et nii palju minu kohta teavad on. Aga mul tegelikult selline sisuline küsimus selle ja tegelikult paljude teiste kellade suhtes ka, mis mõõdavad kõike. Ükskõik, kas seda siis jälgivad hiinlased, ameeriklased või keegi šveitslased, aga on sul sellest kasu, kas seal on info üleküllus, sa ütleb, et sa kasutad 42 kalorit põles praegu, siis oli sul pulss, stress, öine uni, just. Ja selle infoga ega väga palju ei olegi teha, ma ka nagu sain sealt teada seda, mis ma hästi tean, et ma ei lähe just kõige varem magama ja ei tee seda asju kõige stabiilsemalt ja võib-olla saadki teada, et assa nuga, eks ole, et öösel sa magad üldse võib-olla liiga vähe või siis on sul mingi kerge tund rohkem ja sügava tund ei ole nii palju, et tegelikult sa saad teada võib-olla asju, mida sa niigi teadsid, aga võib-olla see kell pöörab siis selle rohkem tähelepanu, et äkki sa siis tõesti nüüd üritad, see on vaata nagu suitsetamisest loobumine, et kui sa ise tahad seda teha ja leiad selleks mingi pisikse nagu konksu, siis on sul sellest kergem kinni võtta. Et see kell on nagu natuke samasugune asi, et kui sa näiteks tunned, et sa üldse ei aeruta siseruumides, on ju, ja siis, kui sul seda kella ei ole, siis sul nagu ei teki ka seda tunnet, aga kui kellal ikka sa näed seal menüüs, et see võimalus on olemas, siis sul võib-olla, sa distsiplineerid ennast ja ütled, täna ma lähen, eks ole, ja võib-olla lähed homme ka, et sa pead nagu ise natukene tahtma neid asju kasutada, et kui sa neid ei taha kasutada, siis ei ole sellel kellal, ma väidan, ka eriti nagu mõtet, et loomulikult see hands-free'ga rääkimine, see on kõik äge, ja mis siin nagu sellise tavalise kellana, mille üle võib natuke siis sellist võib-olla kurbust avaldada, on see, et need kella siiverplaate, kuna see on suletud süsteem, et kui Samsungil on neid mingi must miljon ja sa võid seal tõesti jäädagi neid kuudeks kammima, et siin on neid üsna limiteeritud arv, võib-olla mõni 10 ja tal on siis ka see nii-öelda always on display või see, mis siis kogu aeg kuvab. Et need on tegelikult nagu ainult 2 valikut, et kas ta on siis nagu analoogformaadis või siis tavaformaadis digitaalne või siis teda üldse ei ole, et ta lülitab ennast sisse siis, kui sa käe tõstad. Et Samsungi kelladel on näiteks nii, et kui sa võtad seal mingisuguse siiverplaadi, siis sul on võimalik ka jätada sellisesse nagu always on režiimi niisugusel vähendatud kujul. Et sinu disain jääb just alles, et kell on kogu aeg natuke sama näoga. Et siin sa pead nagu siis tegema selle valiku, et kas ta kuvab kogu aeg sellist säästuversiooni, mida ta siis ei aktiveeri ise, õiget versiooni, kui sa käega vaatad. Et sellised nagu väiksed miinused on ja võib-olla see kiirus ka, et kui selle aku vastupidavuse huvides see ekraani refresh rate või värskendussagedus ei ole nii suur, et kui sa seal kiiresti oma sebid. Absoluutselt, et asjad nagu päris võib-olla libise, aga selles mõttes ta on sümpaatne. Väga tore, meil on aeg minna pausile ja siis jätkame.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja läheme digitunniga edasi ja võib-olla on nüüd kiire teadaandena võimalik ära rääkida üks oluline uudis, sellepärast, et me kõik, ma väidan, kes rohkem, kes vähem teadlikult, kõik kasutame Google Mapsi. Ja Google Maps on tore koht, kus siis vaadata kaardil teed ja otsida mingisugust sihtkohti, aga tegelikult on tegu väga sotsiaalse rakendusega, kus on siis teiste kasutajatega suhtlemine ja teiste tagasiside on väga oluline ja nüüd on Google siis lõpuks ka sellest ise aru saanud ja teinud vähemalt Androidi rakenduse uuenduse, et sa saad oma profiili vaadata nagu teise inimese pilguga, et missuguse jälje sa ennast maha jätad. Küll seal võivad olla mingisugused sinu nimi, sinu andmed, sinu kommentaarid, hinnangud. Päris palju asju, ma ei tea, kas teist vaatasid seda, minu rakendusse pole sa oled iPhone'i peal, sul ei ole seda, seal ei ole ka ametlikult, Google ei ole teatanud, et kas see tuleb iPhone'i või ei tule. Mina olen Androidi kasutaja, võtsin ta lahti, kui sa võtad Google Mapsi nüüd uuendatud Google Mapsi Androidis lahti, siis see nii-öelda hamburgeri menüü, mis üleval vasakul on see 3 kriipsuga, sinna alla on siis tekkinud Your Profile. Ja ma olin mõnes mõttes ikkagi üsna üllatunud, et midagi sellist, mõtleme, ma nii palju enda kohta ei ole siin paljastanud, kui Glen hiinlastele saadab infot, aga siiski tuleb välja, et lihtsalt kogu selles interneti masinavärgis, mida sa iga päev kasutad, on üks koht, kus sa oled teinud mingisuguseid asju, need on avalikud ja ma väidan, et 99,9% inimestest ei ole seda üldse niimoodi registreerinud, et seal on mingis mõttes nagu sinu profiil avalikult näha. Kui sa oled mingisugust asutust hinnanud seal tärnidega, võib-olla kommenteerinud, siis need asjad on näha ja need asjad on avalikud. Ja seda võib igaüks proovida, kui lähete, võtke arvutis näiteks Google Maps lahti, otsige mõni Tallinna, ma ei tea, restoran või mis iganes asutus, vaadake, sinna näidatakse tegelikult ju tavaliste kasutajate kommentaare ja hindeid nendele. Ja need on tihtipeale nimega, need tulevad sinu Google'i profiilist, et need on nimega ja seal võib olla sinu foto juures ja kuupäev, kunas sa seal käisid ja kõiksugu sellist asja. Ja ma ei räägi seda sellepärast, et väita, et see on halb, aga sa pead olema, et sul on võimalik avastada, et seal on ka veel mingisugune jalajälg minust ja see on ka veel avalik. Ja Google on nüüd siis selle Your Profile'iga mis see nimi oli, Your Profile? Jah, Your Profile'iga teinud vähemasti võimalikuks sulle kontrollida ja näha seda, millisena sa siis sotsiaalvõrgustikus nimega Google Maps oled esindatud. Ja mida sa oled sinna kirjutanud, kui sa tahad, siis sa võid need kinni keerata või neid asju seal kustutada näiteks ja isegi muuta ja saad öelda, et sa ei taha, et need oleks avalikult näha ja huvitaval kombel sa saad ka sisse lülitada siis võimaluse, et jagada neid kommentaare nende asutustega. Et ma ei tea, kuidas see asutuse poolt siis välja näeb, et kas nad saavad ühe suure muidu see kommentaar on niikuinii seal asutuse muidu ta on niikuinii moos sees, eks ole. Aga vist minu teada Google Maps ei näita neid sulle, kui sa ei ole teksti juurde kirjutanud. Et näiteks mina olen ma vaatan siin mingisugust restorane hinnanud tärnidega, aga ma ei ole sõnu kirjutanud, et ma ei tea, päevapraad oli kehv, aga kammkarbid olid head. Ja neid ei näidatud mulle ikkagi Google Mapsi vaates. No, siit on ka tore vaadata, et kui juhtumisi oled selline sari pildipostitaja, et pildipostitaja Google Mapsi, siis on sul siin hea kokkuvõte, et kui menukad su pildid on. Et sa näed kohe palju sinu fotosid on vaadatud. Palju laike on. Palju vaatamisi on. See on sotsiaalvõrgustik. Ja siis on kohe sul huvi vaadata. Ma vaatan, et ma olen siin Tabasalu kardirajal pildistanud autosid ja näed, seda on siin vaadanud tuhanded inimesed, aga samal ajal mõnda muud kohta ei ole vaadatud nii palju. Nii et vähemasti siis ma ei kutsu nüüd üles inimesi neid massiliselt ära kustutama, jumal temaga, las nad siis olla, kui te tahate, aga vähemasti te teate, et on olemas üks koht internetis, kus on üleval teie profiil ja siis te saate vaadata. Ja siit saad oma profiili üldse siis panna, kui sa oled ikka selline, ja saad kinni panna, aga kui sa oled lahke inimene, saad hoopis lahti teha, et saad siia kirjutada enda biograafiad, CV-d ja fotod ja mida iganes, et teha ennast selliseks nähtavaks. Nii et ühesõnaga Google Maps Androidis võtke hamburgeri menüü lahti, vaadake Your Places ja siis saate, võib-olla mõni ei taha. Ja siit saab kõiki seda kustutada, sest muidugi, kui sul ei meeldi see, et tehisintellekt siis ütleme kuskil mujal maal mingi instituut sinu tegemisi järgib, siis tegelikult võib kõike kinni keerata, sest et see info ju läheb massiivselt sinna ülesse muidu. Läheb.
Aga tead, võtame ette nüüd, Glen, sinu elutöö. Telekad. Oota, ärme võtame järgmist lõigust, sest meil muidu hakkab aeg otsas, Glenil on telekatest on palju rääkida. Räägime Apple'i krediitkaardist parem. Uskumatu lugu. Teatavasti Apple reklaamib seda uut krediitkaarti, mida saab ainult USA-s, kui et kaart, mille lõpuks tegi Apple, mitte pank. Aga tulemus on, kui mitte sama hull, siis veel hullemgi, sellepärast, et mitu inimest eelmisel nädalal hakkasid andma signaale, et nad on abikaasadega koos taotlenud Apple krediitkaarti ja teatavasti, mis on kõige tähtsam, see, et kui palju siis see firma sulle krediiti annab, palju sa kulutada saad, mis peegeldab siis seda, kui usaldusväärne sa oled, milline sinu krediidi risk on. Ja need lood rääkisid sellest, kuidas abikaasad, mees ja naine on mõlemad taotlenud sama kaarti ja naisele on antud automaatselt mitukümmend korda väiksem krediidirisk. Mitukümmend korda? Mitukümmend korda. Mitte väiksem risk, vaid limiit. Limiit. Yeah. Ja kusjuures faktid räägivad selle kasuks, et peaks olema mõlemad täpselt samasugused taotlejad ja veel on eraldi teenus, mida saad Ameerikas võtta, et mis siis näitab, avaldab sulle selle numbri, mis on sinu krediidirisk ja naisel on väiksem risk, aga tal antakse vähem raha. Mitte risk, vaid limiit. Ei, just risk. Väiksem risk on naisel, aga saab vähem limiiti. Täpselt, et seal on täiesti ebaloogiline, et see risk, mille põhjal sulle limiiti antakse, on naisel veel väiksem. Naine võiks just rohkem saada. Võiks rohkem saada, antakse 20 korda vähem. Ja jõudis siis selleni, et kes on üks kuulus Apple'i asutaja, üks Steve, kes on elus, Steve Wozniak ütles, et jah, et mul on naisega ühine pangakonto. Me kogu vara jagame ühiselt, meil ei ole ka erinevus selles osas. Ja mul samamoodi oli, et minu naisel automaatselt ei antud seda krediiti, mida siis mulle. Aga seda ei anna vist inimene, et kas, ma ei usu, et istub mingi komitee koos, need valgetes kitlite siinlased ei otsusta selle üle, eks? See on nagu lihtsalt oleks nõme lugu, juhtub sükst asju, aga mis on selle loo eriliseks see, et lõpuks, kui siis hakkas see teated võimendama sotsiaalmeedias, siis üha kõrgema taseme Apple'i töötajad reageerisid sellele ja kes lõpuks kõik ütlesid, et meil ei ole selle üle mingit kontrolli. Et seda me anname kaarti välja koos Goldman Sachsiga. Number tuleb kuskilt. Ja üks programm teeb selle ja me ei saa seda muuta, me ei tea, miks see tuleb ja it's an algorithm. Algoritm arvutab selle. Kuni selleni välja, et siis vabandati ja püüti käsitsi seda üle kirjutada, kuni siis lõpuks anti selle naisele ka kuidagi suudeti panna kõrgem krediidiliik. Ja siis võib järeldada seda, et tehisintellekt on need valmis saanud. On. Aga kuidas seda juhtida, kuidas see toimib, mille põhjal, see on kõige otsesem näide, kuidas tehisintellekt arvutab mingi sisendi põhjal mingi tulemi ja sisu ei siin nagu oleks ju kohane teha võib-olla sama test, siis tõesti kas või valetades ennast meheks, naiseks või kuskile vahepeale, et sama nagu nii-öelda, et saaks täpselt sama profiili, täpselt sama inimesele. Jah, et täpselt Steve Wozniak ütles, et temal oli siis 10-kordne vahe oli nema ja tema naisega seal krediidilimiidil. Aga tore, algoritmid läbipaistvaks, ma olen ammu selle eest seisnud, sest ka minu elu segavad nad. Mitte niimoodi, aga ma tahaks aga võib-olla su abikaasa segavad, seda sa ei tea, sinu elus ei sega, aga võib-olla oli taga ikkagi selles, et naised lihtsalt on kulutanud minevikus 10 korda rohkem raha või kuidagi ühiselt pangakontolt, mida me ei teadnud. See on põhiline probleem, et me siis üritame leida, et kas naised on millestki süüdi või siis on see, et kas algoritm lihtsalt on viltu. Aga keegi maailmas ei ole kedagi, kes teaks, kuidas see algoritm töötab, ma saan aru, jah? No keegi on selliselt teinud, aga see on ehitatud niimoodi, et me ei saaks seda muuta. Olgu, teeme pausi ja siis räägime teleritest. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja läheme digitunniga edasi ja räägime nüüd sellest, kuidas valida omale televiisorit. Ja mitte lihtsalt televiisorit, vaid siis sellist, mis jääb kuskile hinnavahemikku, mis hinnavahemik on, Glen? Üle 500 alla 2000? Kas see on hea õige hinnavahemik? See on juba sellest, et peaaegu kõik maailma televiisorid, et mõned välja arvata, et ega mina võtsin ette, või meie võtsime Euronixis Meelis Väljamäega ette sellise 55 segmendi, ütleme sellised keskmised head telekad, mitte siis nagu need päris tippmodelid, mis olid 55 igalt firmalt, mis seal võtta oli, võtsime siis, valisime ühe sinna sisse ja nemad või need maksid kõik, soodushinnad olid kõik alla 1000. Ja see test ilmus siis ajakirjas Digi, nii et see mõttes sa ei olnud, sa ütlesid Euronixis, et see ei olnud selle seoses läheneva pensionisamba reformiga, et me tellisime Glenilt testi ja siis mõtlesime, et
asi lahendati siis niimoodi, et Euronics pani kõik need telerid oma demoruumist seina ja Glen läks vaatama, et see mõttes, et Euronixil ei olnud, ma saan õigust öelda, et Glen see peab võitma. Ei olnud otseselt et loomulikult Meelis oli igas mõttes seal abiks ja koos tegime ja vaatasime ja ega see oli üsna tõesti selline töö ja ajamahukas ettevõtmine ja ega ütleme, kahjuks mingit üllatuslikku tarkust sellest ei saabunud, et tegelikult see pingerida oli üsna ootuspärane, et me võtsime selle 5 telekat ikkagi niivõrd kuivõrd panime ka siis ritta. Aga loete üles, kes siis üldse konkureerivad mulle, kui ma tahan osta sellise teleka? Konkureerivad täna põhilised telekatootjad on siis meil Sony ja Philips, tuntumad nimed sellisest, ütleme, siinpool või Jaapan ja Euroopa ja siis teiselt poolt või Aasia poolt on siis loomulikult Samsung, LG, kes on tugevad tegijad ja siis Euronixil oli ka selline soodustelekas Hisense või Hisense, kuidas seda hääldatakse. See on Hiina, eks? Jah, see peaks sealt tulema just, et kahjuks ei olnud võtta Panasonicut, et Panasonic tegelikult on ka väga, väga head tootja, et aga selle Panasonicuga on Eestis natukene nigelamad lood. Kui sa nüüd peaks sellest mõne üldistuse tegema sellest Eestist või kas näiteks on võimalik öelda, et selle hinna juures ei ole vahet, et lähed 1500 euroga osta, mis tahad, saad sama toota? Tegelikult on vahe, et seal oli kõikidel teleritel olid mingid omad justkui tugevused, et kui niimoodi välja tuua, siis LG-l on väga head puldid näiteks, et LG-l on kogu aeg olnud head puldid, LG kasutab puldis asendisensoreid ka odavamas hinnaklassis. Punane plönn tekib ekraanile, mida sa saad siis pulti liigutades. Kallimas hinnaklassis peaks olema ka Samsungil seal mingid puudud tehtud, aga kui sa vaatad nagu seda alla 1000 segmenti, siis LG pult on ikkagi väga äge, sa saad nagu seda nuti poolt ja kõike ohjata, et kursor hüppab ekraani ringi. Samsungi puhul, mis jäi võib-olla meelde, et Samsung on kõige rohkem rõhku disainile, siis ka välises mõttes, et see telekas on tagant ilus isegi, et taga ei ole ka suvaline plastik hästi õhukse raamiga ja Samsungil on seal siis ambient mode, mis Samsungi see turundustermi, et sa saad siis teha oma seinast pildi ja siis telekas omandab nagu kameeleon selle sinu seina värvi ja siis on sul nagu ka toas nagu nii-öelda jõude hetkel on siis telekas nagu selline tükk sinu seinast, kuhu siis kuvatakse peale mingid ilmateateid ja asju. Kas selle hinnaklassi telekas suudab ka veel tajuda, et mis see valguse tase on toas? Ja, et see automaatika peaks olema. Hämara valgusega on hämaram. Ma loodan, ma ei valeta nüüd, eks ole, sest et seal me tõesti seda otseselt ei kontrollinud, aga see peaks olema kõikidel vähegi parematel telekatel sees, et ta nüüd ei kiirga seal silma. Et Samsungi puhul oli ka teine üllatus, või kas üllatus, aga selline tunnustus, et väga hea heli, et see nagu eristus ka teistest väga heas mõttes, et tavaliselt nende paneeltelerite heli on selline, et kohe oleks vaja osta mingid välised kõlarid, loomulikult ega sealt välise kõlaris võid ikka osta, aga Samsungi heli oli endas väga hea. Siis Sony puhul võib-olla Sony oli niisuguse väga jumeka pildiga, et pildi mõttes Sony tegi kõik Eesti inimesed selliseks, nagu ta oleks just tulnud Lõunamaa reisilt. Väga mõnus ju. See oli väga tore, et kui stuudiosaadet vaatasid, siis kõik olid käinud kas Solariumis või Lõunamaal, et näiteks seal teised telekad, ütleme, Hisense oli pigem nii, et inimesed olid juba morgis. Et hästi sellised väga sinised ja ütleme kaamed, eks ole, et me võrdesime neid värvisettinguid muidugi ka, et see võib natuke ülekohtuna, et panime selle standard seade, et tegelikult kui sa valid telekal tänapäeval on ju mustmiljon niisugust eelprogrammeeritud seadet, et film või kino on tavaliselt see asend, mis teeb inimesed kõik jumekaks, et tegelikult tasuks võib-olla kasutada seda, kui üldistada, et üks asi, mis kindlasti on mõistlik teha, et kui te võtate teleka ja lähete koju, et siis vaadata see pildiseadete pool üle, ja mitte jätta sinna mingeid ülikirkaid ja ülipimestavaid asendeid, et see mõjutab väga palju ja loomulikult, et sa käsitsi seda pilti tuunida. Aga niimoodi, jah, lõpliku üldistusena võib öelda, et tegelikult Philips on ikkagi, ei ole üldse üllatus, et Philips on hea pildiga ja selles hinnaklassis ka Philipsi pilt nagu oli igas parameetris hästi selline tasakaalus, et inimesed ei olnud liiga päevitunud, olid ikkagi kenad ja kõik see pilditöötlusmootor, kui sujuvalt pilt liigub, et see on olnud Philipsil alati väga hea ja see ei olnud nagu üllatus, et see on Philipsil endiselt hea, aga selles hinnaklassis. Kas see Philips, mis te testisite, oli ka samuti selle Ambilightiga. Ja Philips on kõik Ambilightiga ja mina personaalselt olen väga suur fänn Philipsi telekatel ja ise neid aastaid vaadanud, et mullegi tundub, et ma ei saagi selle pärast mingeid muid telekaid nagu vaadata, mis on natuke nagu võib-olla erapoolik, et teistel telekatel seda ei ole ja see on õudselt kihvt omadus, et kuskilt sealt Gearbestist on, ma juba lugesin muidugi võimalik tellida omale mingit säästu Ambilighti, müüaksegi sellised leede ja paned teleka taha ja aga mul on see kogemus muide olemas, et mul oli aastaid Ambilightiga Philips ja väga meeldis ja siis nüüd on paar aastat vist või, on olnud LG OLED
kus ei ole seda ja no minu jaoks läks väga valutult see. Ma ikka väga pikalt olin täpselt samamoodi, ütlesin nagu sina, et no ei tea, et ikka jube kahtlen, et see Ambilight on nii hea. Ja mulle tundub, et see on üks selline asi, mis on hea siis, kui ta on ja kui sealt järsku ära võetakse, siis ilmselt on võimalik harjuda ümber. Ei no ilmselt on, aga samas kui see jälle sisse lülitud, on võib-olla jälle veel parem, eks ole. Jah, ma ei saa lülitada oma telekale. Et Philips on teinud ka oma mudelite turundamises minust väga nutika lükke, et kui tavaliselt on teleka nimed ka tulevad sellised, mida inimene ei pane kunagi, et need on mingisugused KZ54, X3/43, eks, et sa tegelikult üldse ei tea, mis telekat sa ostad, sest sul ei jää meelde. Et Philips on teinud selles hinnaklassis oma telekatele asja väga lihtsaks. Philipsi teleka nimi on The One. Ja nii ongi, et kui sa lähed poodi ja ütled, sa tahad Philipsit The One, siis sa saad selle ühe teleka. Kas on olemas ka The Two või ma ei tea? Et see on see üks, see on see õige. Kas Philips toodab ju ainult ühte telet? Ei, siis, aga nad on nimetanud selle keskklassi, niisuguse kõrge keskklassi, see on tegelikult 7. seeria teler, nii kui me vaatame numbreid, enamik firmadel nad lähevad siis välja, 5, üles 7, välja, et seal vahel on mõnega 8, et mida suurem number, seda parem, siis Philips on selle ülemise keskklassi sellise parima hinna ja kvaliteedi suhte nimetanud The One-iks. Ja ma tahaks lõppu veel küsida, meil on umbes minut aega, et kas hiinlaste Hisense kõlbab ka kasutada või ei kõlba? Sest ta on palju odavam. Jaa, kõlbab küll kasutada, Hisense'iga on paraku see lugu, et kõige odavam Hisense oli, kui ma eksi, 55 $, siis ei ole 400 €. Et see konkreetne oli, kus oli 500 või peast enam ei mäletagi. No ja ütleme, kõik need jäid tegelikult sinna 800 pluss miinus kanti nagu soodushindadega. Mis puud oli Hisense'il? No eelkõige oli see pilt ikkagi suhteliselt halb, ütleme otse välja, võrreldes ikkagi teistega. Just see koloriidi pool, ilmselt saab seda seadistada, et võib-olla, kui sa sukeldud nendesse müüdesse, heli oli ikkagi niger. Ja ka pult oli suhteliselt sellise krüptoloogilise ehitusega, et hästi niisugused pisikesed nupud, pult isest oli mugav, aga ka sellist ergonoomilist poolt nagu väga ei olnud, nii et ikkagi sa, kui sa ikkagi kulutad vähe, siis sa ikkagi saad ka vähe ja et võib-olla nagu teleka puhul, tõepoolest, kui sa ostad võib-olla kuskile majja omale teleka ja lähed vaatad seda nädala võrra aastas, eks ole, et siis õigustab see vähene kulutamine, aga kui sa nüüd oled ikka selline seriaali hull või ikkagi vaatad oma telekad mingid 100 ja 10 000 tunde päevas või aastas, siis tundub nagu see mõnesaja eurone kokkuhoid ikka nagu jabur. Et võta see 200-300 €, kui sa seda telekat vaatad, pane see juurde. See on hea soovitus ja ma arvan, et see kehtab vist väga paljude asjad. Et ära osta. Sinu AirPodside kohta kehtis ka meil saate all. Et vaata, telekat ei osteta ka aastaks. Telekas on ikkagi reeglina inimestel püsib, on uuringud siin väidavad, et umbes 8 aastat. Ja kui sa ostad midagi omale 8 aastaks, siis ei ole mõistlik hoida kokku 100 €, sest kui sa jagad selle ära, ma ei tea, nende päevadega, siis... Jah, hinnavahe tuleb suhteliselt väike. Olgu, meie saateaeg muide läbi. Aitäh kõigile kuulajatele, aitäh saatekülalistele ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.